Tere ka minu poolt. Meid on siin täna lausa 4, et Hanna-Liisa siis hoolitseb selle eest, et kõik küsimused saaksid vastuse, et me midagi maha ei magaks, aga muidu siis mina räägin siis üleüldiselt rahva eluruumide loenduse korraldusest, Terje ja Kristi, kes siis räägivad metoodikast ja sellest, et kus on võimalik siis tulemusi näha. Et kõigepealt siis natukene taustainfot rahvaloenduse regulatsioonist, et kuidas üldse neid tehakse, et siin kindlasti võib olla inimesi, kes siis ei ole nii täpselt kursis. Et rahvaloendus teadupärast üks maailma vanimaid statistikatöid, mida tehakse ja üle maailma. Meie siis Euroopa Liidu liikmesriigina lähtume Euroopa Liidu regulatsioonist, et konkreetne määrus siis seda reguleerib ja ühtlasi ka meie enda riikliku statistika seadus siis loenduse peatükiga seda reguleerib. Ja nende mõlemaga on siis sätestatud nii-öelda kindlad loendustunnused, mida me siis kogume, mis on kohustuslikud nii Euroopa riikides koguda, ehk siis nii-öelda Euroopa selline kohustuslik tunnuste komplekt ja ühtlasi lähtume siis teadlaste ja ministeeriumide vajadusest ehk siis siseriiklikust vajadusest, mis on siis sätestatud meie siseriikliku regulatsiooniga. Ja Eesti loenduse moment oli 31. detsember 2021, et selle seisuga me siis kõik andmed kogusime ja rahvaloendusel me saame andmed mitte siis ainult isikute kohta, aga ühtlasi ka, kuna tegu on ka eluruumide loendusega, eluruumide kohta. Nendest andmed kokku pannes saame andmed elamistingimuste kohta ja ühtlasi siis ka info leibkondade ja perekondade kohta, et väga rikkalik komplekt andmeid. Ja seekordne rahvaloendus me kasutasime siis kombineeritud metoodikat, ehk siis suuresti oli ta registripõhine koos valikuuringuga. Sellest valikuuringust räägime natukene ka hiljem täpsemalt ja ka registripõhise loenduse metoodikast. Et registripõhine loendus viidi läbi siis jaanuarist augustini, see tähendab, et me kogusime siis umbes 30 registri andmekogu andmeid selle aja jooksul, jällegi 31. detsembri 2021 seisuga. Ja lihtsalt täpsustuseks, et ka eelmine loendus me kasutasime juba registri andmeid selle teadmisega siis, et valmistuda ette siis seekordseks loenduseks, et mis siis on suuresti, et kus siis kogu kohustuslik tunnuste komplekt, mida Euroopa Liit ette näeb, on kogutud registrite põhjal. Valikuuring tähendas siis seda, et meil oli ka konkreetselt tehtud disainitud valim, mille alusel me saame siis tulemused nende siseriiklike tunnuste osas üle Eesti kohaliku omavalitsuse tasemel. Sinna valimisse kuulus 40 712 aadressi. Ja meie hinnangul siis, me teadsime, et seal on sisse kirjutatud umbes 61 000 inimest tol hetkel. Et oleme siin välja toonud ka siis need erinevad registrid, mille andmeid me siis erinevate tunnuste kokkupanekuks kasutasime, et selles mõttes saame uhked olla, et Eestis on nii palju registreid ja tõesti, et me saime neid kasutada, et selle nimel on tehtud siis üle 10 aasta tegelikult suurt tööd ja tehtud väga suuri investeeringuid nii erinevate registrite poolt siis kui ka Statistikaameti poolt. Et teha siis täiendusi andmekvaliteedi parandamiseks, et teha automatiseerimisi ja jah, et lisada ka tunnuseid üleüldse registrisse, et näiteks töötamise registrisse, et selles mõttes väga palju tööd on tehtud. Nüüd küsitlusest siis täpsemalt, et küsitlus oli meil siis jagatud etappidesse, et otsustasime siis nii, et vastata saavad siis ka kõik inimesed, mitte ainult valimiaadressidel elavad inimesed meie küsitlusele. Ja esimene etapp tähendaski siis seda, see oli avatud kõikidele täitmiseks veebis 28. detsembrist 2021 kuni siis 22. jaanuarini selle aasta alguses, et ligi kuu aega oli ta siis kõigile meil avatud. Ja teine etapp nägi ette siis kontakti võtmist nende inimestega, kes elavad juhuvalimi aadressidel ja kes siis veebis ei saanud vastata või ei tahtnud vastata. Et see toimus siis terve veebruarikuu jooksul.
ja kokku siis, nagu mainitud, juhuvalimisi oli üle 40 000 aadressi kõikidest kohalikest omavalitsustest ja kõikide aadresside puhul me lõpuks siis, kas me saime vastused inimestelt, kas me proovisime ühendust võtta, me ei saanud kontakti või siis sellest kontakti võtmisest või keelduti inimese poolt, et ei soovitud meiega rääkida ikkagi ja või siis oli tegu tühja eluruumiga, et kus siis meie küsitleja täitis tühja eluruumi ankeedi, et ka selle ülevaate me saime. Eesmärk oli siis jah, tagada loendustulemused kohaliku omavalitsuse tasemel, ka küsitlusandmete pinnal ja enne siis moodustati juhuvalim kihtide kaupa ja siin me oleme ka välja toonud need valimi moodustamise alused, et see sõltus siis kohaliku omavalitsuse elanike arvust. Siis me oleme välja toonud ka üleüldse kõik need tunnused, et mida me siis kogusime, et nii registrite põhjal, mis me panime kokku, et kohustuslikud tunnused, kui ka siis registrite põhjal, mis olid siseriiklikud ja küsitluse küsimused siis, et nagu näha siin mitmed et küsitluse puhul on oluline siis välja tuua, et tegu oli siis nende teemadega, mille puhul registritest ei olnud võimalik infot saada, ehk siis põhines inimese enesehinnangul. Noh, kui me räägime keelteoskusest, kui me räägime sellest, mis usundit keegi omaks pidas, kui me räägime sellest, kas inimene leidis, et tal on terviseprobleem, pikaajaline terviseprobleem või ei ole. Siin on 2 tunnust, rahvus ja emakeel, mille puhul võib tekkida küsimus, et miks neid küsiti. Et meie küsimus siis puudutas seda, et kas et välja selgitada seda, et kui suur osa on selliseid inimesi, kes Eestis elavad, kellel on 2 emakeelt ja 2 rahvust, et või kes peavad ennast nii-öelda 2 rahvusest ja kes peavad omaks siis 2 emakeelt. Et selle võrra see info siis erineb, kui me räägime sellest, mis on rahvastikuregistris. Leibkondade kohta panime kokku info siis leibkonna suuruse kohta, tüüpide kohta, ka perekondade kohta samasuguse info ja ka siis seisundit perekonnas ja leibkonnas. Ja eluruumide kohta samamoodi saime siis sellise info, mida üleüldiselt siis meil tegelikult ei koguta, et mille abil me saame kirjeldada siis eestlaste või Eestis elavate inimeste elamistingimusi. Küsitluse korraldusest veel natukene taustaks, et see oli tõesti siis avatud kõikidele inimestele ja ette oli siis öeldud ka, et me ootame vastama siis neid inimesi, kes ikkagi veetsid suurema osa oma igapäevasest puhkeuneajast 2021. aastal Eestis, kellel oli ka Eesti aadress ja küsitlusele oli võimalik vastata siis nii eesti, vene kui inglise keeles, nii veebis kui ka mobiiltelefonis, et see oli üsna lihtne ja vastamisaeg oli kuni 10 minutit siis tegelikult, mida me tagantjärgi teame. Kõikidele Eesti elanikele saatsime ka rahvastikuregistris olemasolevatele e-posti aadressidele teavituse. See tähendas, et kui inimesel oli seal märgitud näiteks 4 erinevat emaili, siis ta sai nendele kõikidele selle teavituse igaks juhuks, et me ei tea, millest inimene tegelikult loeb. Et see mõte oli siis, et kõik inimesed tõesti saaksid teavitatud lisaks üleriigilisele kampaaniale, et nad võivad osaleda ja oma nii-öelda need vastused anda. Ja sisse oli võimalik logida siis juba vähemalt 15-aastasel inimesel. 15-aastane, see tuleneb siis meie riikliku statistika seadusest, et kes on siis nii-öelda rahvaloendusel peetud andmesubjekt. Sisse loginud inimestele kuvati tema isikuandmed ja kui inimene oli enda kohta ära vastanud, kuvati ka alaealiste andmed, laste andmed. Ja need olid siis ka eeltäidetud juba, ja vastaja pidi siis vastama nende alaealiste kohta, kes elavad temaga samal aadressil. Teise täisealise eest ei olnud võimalik veebis vastuseid anda, see kindlasti on oluline info võrreldes eelmise korraga, et kus oli võimalik siis täita terve leibkonna ankeet tegelikult ühel inimesel. Nagu mainisin, et küsitlejaga küsitlus hõlmas siis ainult neid aadresse, kus elanikud ei vastanud veebiküsitlusele või osa elanikke ei olnud jõudnud vastata või saanud vastata.
ja nendele aadressidele me saatsime enne siis ka veel paberpostiga kirja, selgitades, et nendel aadressidel elavatel inimestel on vastamine kohustuslik ja siin see kutse ei olnud nimeline, vaid me pöördusime just nimelt aadressi poole, ehk siis, et need inimesed, kes sellel aadressil elavad, tegelikult mitte siis kindlasti, kes sinna on võib-olla sisse kirjutatud. Ja võimalus oli siis jah, vastata veebiküsimustikule või kui seal ei saanud vastata, aga te ei olnud kohustuslikus nimekirjas, et siis me kuidagi enam neid vastuseid ei kogunud, et nendele inimestele küsitleja ei helistanud. Ja kuna meie küsitlusperiood langes kokku ajaga, mil COVID-i riskitase oli hinnatud siis väga kõrgeks, siis me otsustasime, et me ei tee nii-öelda näost näkku külastusi, välja arvatud juhul, kui inimene seda siis ise seda soovi väljendab, et tema ikkagi soovib näha, aga et muidu siis ainult telefoni teel, et esimesed 2 nädalat oli üleüldse meil siis kohustus, et inimesed ainult helistavad ja siis hakkavad võib-olla ringi sõitma, et kui ei saa kontakti, et vaadata, kas seal üldse keegi elab. Nii. Ja nüüd ma annan sõna siis Terjele. Nii, suur aitäh! Mina räägin siis sellest, et millal me need tulemused avaldame ja tegelikult siin on väga hea öelda, et enamus tulemusi tegelikult tänaseks on juba avaldatud ja teile ka Statistikaameti avalikust andmebaasist ja ka näiteks teadlaste keskkonnast kättesaadavad. Et meie eesmärk siin avaldamistega oli see, et aasta peale loendusmomenti oleksid kõik andmed avaldatud. Loendusmoment oli siis 31. detsember 2021. Tänaseks lahutab meid sellest eesmärgist ainult üks avaldamine, mis on seotud siis tööhõivega. Ülejäänud andmed on kõik juba avaldatud. Et avaldamist alustasime 1. juunil, siis avaldasime andmed inimeste siis paiknemise kohta, kus elatakse, milline on vanuseline ja sooline koosseis, rahvus, kodakondsus, sünniriik, emakeel, kõik olid väga põnevad andmed, näitasid, et Eesti rahvastik on siis viimase 10 aasta jooksul muutunud väga palju rahvusvahelisemaks ja mitmekesisemaks. Juuli alguses avaldasime andmed Eesti eluruumide kohta, et kui palju, millistesse piirkondadesse 10 aasta jooksul on ehitatud, kui palju elatakse korterites, kui palju elatakse eramajades ja nii edasi. Suvel 3. augustil avaldasime andmed inimeste lõpetatud kõrghariduse kohta, septembri alguses leibkondade ja perekondade kohta ja siis oktoobris koos pressikonverentsiga avaldasime andmed ka elamistingimuste kohta, et elamistingimused siis sisaldavad näiteks sellist infot, et näiteks ka seda, et milliste kütteviisidega neid elamispindasid köetakse, kui suured on elamispinnad, millistes tingimustes elavad näiteks Eesti vanemaealised, üksikvanemad ja nii edasi, et täna meedias ja ka üldsuses väga selline aktuaalne teema, et selle vastu ka tunti väga-väga palju huvi. Alates novembrist, siis selle novembrikuu jooksul on olnud väga palju avaldamisi ja novembrikuu jooksul oleme siis tegelikult avaldanud ära tänaseks kõik andmed, mis olid siis korjatud selle küsimustikuga, millele inimesed siis ise said vastuse anda. Et 2. novembril hingedepäeval avaldasime siis usuga ja religiooniga seotud andmed, 16. novembril murdekeeltega seotud andmed ja võõrkeelte oskuse ja siis ka, kui me paneme võõrkeelte oskuse ja varem juba avaldatud emakeele oskuse kokku, siis me saame üldise keeleoskuse ka. Eelmine nädal avaldasime andmed siserände kohta, kui palju mõnda piirkonda on siis kolitud, kui palju on sealt välismaale rännatud, kui palju on sinna välismaalt rännatud ja nii edasi. Ja nüüd esmaspäeval avaldasime andmed ka inimeste siis tervise kohta. Nagu enne öeldud, et jäänud on ainult üks avaldamine, mis on seotud siis tööhõivega, millistes ametialadel inimesed töötavad, kuidas see on muutunud 10 aastaga, kuidas on piirkondlikud erinevused ja ka näiteks soolised erinevused. Nii, aga kui teil siis loodetavasti tekkis huvi nende andmete vastu või on juba varasemalt tekkinud huvi nende andmete vastu, siis kõige lihtsam viis, kuidas neid andmeid leida või saada seda infot, on minna sellisele kodulehele nimega rahvaloendus.ee, kus siis, mis on tegelikult selline, kus koondub kõik info, mis me oleme avaldanud, kaasa arvatud siis näiteks pressiteated,
osadel teemadel oleme jõudnud kirjutada ka natuke pikema blogi vormis analüüsi, oleme teinud ka erinevaid kaardiväljundeid ja lihtsalt graafikuid. Siitsamast kodulehelt saab lingi ka näiteks metoodikadokumentidele, mis võib-olla tänastele kuulajatele rohkem huvi pakub. Ja siis muidugi ühesõnaga seal Rahvaloenduse kodulehel ja ka Statistikaameti kodulehel tegelikult avaldame siis erinevaid pikemaid blogisid, nii nagu me neid kirjutada jõuame, et näiteks siin eile avaldasime ühe väga, minu arust väga põneva blogi, mis räägib siis sellest, et kuidas on rahvastik mõnes kohalikus omavalitsuses muutunud viimase 10 aastaga. Et siin me vaatame sedasama, et kui palju on näiteks seal kohalikus omavalitsuses inimesi siis juurde sündinud, võrreldes siis 2011 aastaga, kui palju on surnud, kui palju on välismaale rännanud, kui palju rännatakse sealt sinna välismaalt ja kuidas on ka vanuseline koosseis muutunud. Et tegime siis sellise kaardirakenduse, kus on väga palju infot, seal on võimalik neid andmeid ka alla laadida, mis selle kaardirakenduse nii-öelda siis taga on ja kirjutasime juurde ka väikse sellikese lühikese ülevaatliku blogi, kus me tutvustasime siis seda kaardirakendust. Aga andmed siis, mis me avaldame, rahvaloenduse tabeleid on kokku 171, nendest umbes 150 on tänaseks juba avaldatud. Need kõik andmed, rahvaloenduse andmed ja samamoodi absoluutselt kõik ülejäänud andmed, mis Statistikaamet avaldab, jõuavad siis sinna leheküljele nimega andmed.stat.ee. Rahvaloendusel on siis eraldi selline sektsioon ja siin ma tahaksin eraldi välja tuua selle võrdlusandmete sektsiooni. Et nagu me teame, siis 2017 aastal oli haldusreform, mille tõttu siis kohalike omavalitsuste piirid mõnevõrra ja kohati ka päris palju muutusid. Ja siin võrdlusandmete all me siis tegelikult oleme arvutanud ümber nii 2000 kui 2011 aasta kohalike omavalitsuste piirid praegu kehtivale haldusjaotusele, et neid oleks võimalik niimoodi üks-ühele võrrelda. Kui andmebaasis olevatest tabelitest jääb väheks või teil on mõni konkreetne soov või väga selline spetsiifiline soov andmete järgi, siis alati on võimalik tellida ka tellimustööd. Tellimustööd on hinnastatud siis tunnipõhiselt ja teadlastel ja ka ministeeriumitel on võimalus küsida ligipääsu ka tegelikult nendele nii-öelda siis toorandmetele või nendele täpselt samadele andmetele, millega meie ise ka töötame siin näiteks neid tellimustöid kokku pannes. Et saab teha siis sellise taotluse, mis vaadatakse läbi siis konfidentsiaalsuse komisjoni poolt ja antakse siis teile see luba, et siis meie teadlaste keskkonnas nende andmetega töötate. Ja neid andmeid sinna teadlaste keskkonda me oleme ka juba pannud vastavalt selle samas rütmis, nagu me oleme andmeid avaldanud, et umbes nädala jooksul peale andmete avaldamist on need andmed ka sinna teadlaste keskkonda jõudnud, et ma tean, et tänastest kuulajatest ka osad juba kasutavad neid andmeid, et minu võib-olla suur selline unistus on, et tänaseks me oleme enda poolt teinud selle avaldamised ära, teinud juurde pressiteated ja blogipostitused, öelnud nende andmete kohta selle, mis meil nende kohta öelda on, et me nüüd väga hea meelega kuulaksime, et kuidas teie neid andmeid kasutate ja mis teie nendest järeldate ja milliseid, ma ei tea, targemaid otsuseid teie saate või paremaid teadustöid saate teie teha nende andmete pealt. Ja oleme muidugi valmis igati ka nõustama nende andmete kasutamisel. Nii, aga natuke tahtsime täna pikemalt peatuda ka metoodikal ja seletada, et kuidas need andmed siis ikkagist kokku said. Et registripõhine loendus tähendab siis seda, et andmed taaskasutati erinevatest registritest. Neid kokku oli siis üle 30 siis erineva andmeallika, mida me kasutasime. Ja mis ma tahaksin väga rõhutada ja toonitada, on see, et meil ei ole mitte ühtegi tunnust peale siis vanuse ja soo tunnuse, mis pandi kokku ainult ühe allika pealt, et kõik ülejäänud loendustunnused pandi kokku, registripõhised loendustunnused pandi kokku erinevaid andmeallikaid kombineerides. Et meie siin Statistikaametis oleme ka väga hästi kursis sellega, et kõik registrid ei ole täielikud, seal võib esineda erinevaid
võib-olla mitte vigu, aga nad võivad olla mitte võib-olla ajakohased, aga kuna meil on neid kasutada väga palju, siis erinevat infot kombineerides me tegelikult saame sealt ka päris täpse tulemuse ja seda on näidanud ka erinevad prooviloendused. Lähemalt tahtsin peatuda kahel suuremal nii-öelda metoodikal, mis ka mõneti võib-olla eriti siin kohalikes omavalitsustes on ka segadust tekitanud, et näiteks meie andmed, kui me vaatame siis inimeste üldkogumit, ehk siis kui palju inimesi Eestis elab, mõnevõrra erinevad näiteks rahvastikuregistri andmetest. Ja seda seetõttu, et meie kasutame sellist metoodikat nagu residentsuse indeks, see metoodika ei ole seotud kuidagimoodi loendusega, et see tegelikult võeti kasutusele juba 2015 aastal, et ta on juba saadud päris palju seda testida ja kasutada. Et residentsuse indeksi selline põhimõte on siis see, et võetakse 33 erinevast allikast, vaadatakse inimese kohta andmeid ja otsitakse nii-öelda siis elumärke, et inimesel siis rahvastikuregistri nii-öelda miinus on see, et ta, eriti kui inimesed kolivad välismaale, eriti kui Eesti enda inimesed kolivad välismaale, siis see, et see info jõuaks rahvastikuregistrisse, tihti sõltub inimese enda tahtest, motivatsioonist, ajast, et minna seda infot seal uuendama. Ja kui inimesed kolivad välismaale, siis võib-olla neil tihti ei ole esimene mõte see, et ma peaks minema rahvastikuregistrisse seda andmeid uuendama, et siis on võib-olla mingid muud mõtted peas samal ajal, et see info jääb seal tihti uuendamata. Ja seetõttu meie siis ei kasuta ainult seda rahvastikuregistri infot, vaid vaatame üle ka ülejäänud siis 33 andmeallikat, et leida selle inimese kohta mingisuguseid märke, et ta ikkagist elab Eestis. Näiteks, mis siin on välja toodud, näiteks kui inimene on kaitseväes, siis võib suhteliselt suure tõenäosusega öelda, et ta ikkagist viibib Eestis, samamoodi näiteks kui inimene on vanglas, siis me saame ikkagi loodetavasti väga kindlad olla, et ta viibib Eestimaa pinnal. Kui inimene käib koolis, on seotud mõne õppeasutusega, kui ta käib tööl, on näiteks käinud regulaarselt arstil Eesti juures, siis need on erinevad elumärgid, mis viitavad sellele, et see inimene suure tõenäosusega ikkagist viibib Eestis. Ühelgi elumärgil ei ole sellist 100% kaalu, et selle, kas inimene elab Eestis või mitte, otsustatakse siis nende andmete kombineerimisel. Teine selline suurem metoodika erinevus meie ja näiteks rahvastikuregistri vahel on see, et kuidas me määrame inimeste elukohta. Ma arvan, et tänasele siin kuulajaskonnale on teada see, et rahvastikuregistris need aadressid ei pruugi alati näidata seda, et kus inimesed tegelikult elavad, et need aadressid on need, kuhu on inimesed sisse registreeritud ja sisse registreerimiseks võib olla inimestel erinevaid motivatsioone, alates näiteks sellest, et soovitakse toetada mõnda väikest kogukonda või oma näiteks kodukohta, isegi kui näiteks elatakse Tallinnas või Tartus või mõnes teises suuremas linnas. Samamoodi me siin hakkame ka lähenema valimistele, et siin erinevad ka kasutatakse seda sisse registreerimist ära erinevate siis motiveerima inimesi, et ennast kuskile mujale sisse registreerida. Et rahvastikuregistri sisse registreerimiste järgi siis kohalikud omavalitsused saavad rahastuse, aga meil statistikas on vaja teada ikkagi seda, et kus nad tegelikult elavad. Ja siin selle isiku elukoha määramisel siis väga sarnaselt ka siis see põhimõte on väga sarnane residentsuse indeksile, et kombineeritakse erinevaid andmeallikaid ja siis tõenäosuse teooriate siis kohaselt leitakse inimestele see aadress, kus ta siis tegelikult kõige tõenäolisemalt elab. Kuna rahvaloendusega koos oli ka siis see küsitlus, kus inimestelt ka küsiti nende aadressi, siis see andis meile väga hea võimaluse, et enda seda metoodikat testida ja valideerida ja vaadata, et kui lähedale me siis saime sellele, mis inimesed ise ütlesid. Kirjutasime selle kohta nüüd paar nädalat tagasi ka blogiloo. Ma panin selle lingi ka siia alla, et rahvaloenduse kodulehelt leiab selle blogiloo ka ülesse. Et need tulemused näitasid, et keskmiselt kuskil seal 90–92% aadressidest siis meie metoodika kohaselt ja selle kohaselt, mis inimesed ise ütlesid, et need kattusid. Veel tahtsin tuua paar näidet, et toonitada ja ikkagi rõhutada seda, et neid andmeid ei võetud ainult ühest andmeallikast, vaid neid kombineeriti.
et siin on, ma tõin näiteks siia kõrgema haridustaseme, mis kasutab kokku siis 6 erinevat andmeallikat ja need on siis ritta seatud prioriteetide alusel, kus me teame, kust tuleb kõige täpsem info, kõige täpsemaks infoks meie loeme seda, mis on dokumendipõhine info, näiteks siis EHIS-est, et seal on ikkagist, kui sul on lõputunnistus olemas, siis see kajastub ka EHIS-es ja siis seda me võtame nii-öelda kõige rohkem siis nii-öelda tõena. Ja siis siit prioriteetide reas allapoole minnes tulevad siis need andmeallikad, kus inimesed ise saavad öelda, mis haridustase neil on, et näiteks siin eelmised rahvaloenduse andmed, neid ka kasutame, kui me eelnevatest 4 andmeallikast ei saa inimesele kõrgemat haridustaset, siis võetakse see eelmisest loendusest. Kui sealt ka ei saa, siis vaadatakse rahvastikuregistrist, et rahvastikuregistrisse inimesed ise saavad panna oma haridustasemed, see ei ole nii selline dokumendipõhine, seal ei ole sellist dokumendi kontrolli peal. Ja teine näide, mis ma siia tahtsin tuua, on sünnitatud laste arv. Et siin me ka kombineerime näiteks eelmise loenduse andmeid, meditsiinilise sünniregistri andmeid ja siis meil on selline fail nimega isikutevahelised seosed, mis on siis koostatud erinevate rahvastikuregistri väljavõtete põhjal siis erinevatest aastatest. Ja nende põhjal siis leitakse siis see kõige kõrgem sünnitatud laste arv ja see loetakse siis see naiste puhul siis tema sünnitatud laste arvuks, et siin nende andmeallikate puhul ei ole oluline siis see prioriteet või see, et mis järjekorras need sinna jõudsid, vaid me vaatame lihtsalt seda, mis on see kõige kõrgem väärtus. Metoodika on kirjeldatud metoodika dokumentides, Statistikaameti kodulehelt selle leiate ja samamoodi ka rahvaloenduse kodulehel on see link nendele viited nendele metoodika dokumentidele. Et siin on residentsuse indeksi metoodika dokument, nagu ma ka enne mainisin, et see indeks ja see metoodika tegelikult on juba kasutusel olnud päris palju aastaid, et selle kohta on ka tehtud erinevaid teadusartikleid, et selle metoodika kohta peaks olema küll väga, väga head infot leida. Siis on leibkondade ja elukohtade metoodika dokument, mis siis kirjeldab seda, et kuidas me määrame inimestele elukohtasid ja ühtlasi enne, kui me saame neile elukohad määrata, määratakse ka siis leibkonnad ja perekonnad, kellega nad koos elavad. Et see on ka kirjeldatud ühes metoodika dokumendis. Seal on ka siis välja toodud see võrdlus, et kuidas oli siis kui me kasutasime ainult rahvastikuregistri aadressi ja nüüd, kuidas uue metoodikaga, et millistes piirkondades need kõige suuremad erinevused on. Et need kõige suuremad erinevused ongi siis näiteks väikesaartel. Ja siis meil on registripõhise loenduse metoodika dokument ka eraldi. Seda me oleme siin täiendanud vastavalt sellele, kuidas me oleme andmeid avaldanud ja tegelikult me plaanime seda täiendada kuni järgmise aasta märtsikuuni, et lisame sinna ka siis rohkem detailsemat infot selle kohta, et kuidas neid tunnuseid täpselt kokku pandi. Ja teie ettepanekud just eriti siin selle registripõhise metoodika raporti kohta on väga oodatud, et kui teie jaoks, et tänased kuulajad arvatavasti on ka selle metoodika raporti kõige tihedamad kasutajad, et kui teil on mõnda tagasisidet, et mida teie sealt leida tahaksite või mingi info, mis seal on puudu, siis palun andke meile sellest teada ja me saame siis selle sinna lisada. Siis andmete avaldamise kohta tahtsin veel välja tuua selle, et kuna loenduse andmed lähevad kohati väga detailseks, et meil on tabeleid, mis ei jää ainult kohaliku omavalitsuse tasemele, vaid lähevad ka asula ja näiteks küla tasemele, siis nendes tabelites tuleb rakendada konfidentsiaalsuse metoodikat. Konfidentsiaalsuse metoodika selline reegel on, et kui numbrid lähevad väiksemaks kui 3, siis tuleb seda rakendada. Eurostat selle loenduse vooru jooksul siis pakkus välja kaks metoodikat. Üks oli siis nimi on CellKey ja teise nimi oli Target Record Swapping. Meie nendest kasutame ainult CellKey'd, mis siis tähendab seda, et avaldatud andmetabelitesse, kui need on väga detailsed, lisatakse mõningal määral müra just nendele väiksematele andmetele. Me oleme sellega lahti kirjeldanud meie rahvaloenduse koduleheküljel. Aga ma siin tahaksin veel kord välja toonitada, et see müra lisatakse ainult väiksematele numbritele ja ainult nendes tabelites, kus need siis arvud lähevad väga, väga detaili. Kokkuvõtteks tahtsin öelda registripõhise rahvaloenduse osa kohta veel seda, et
et eelnevalt on toimunud 2 prooviloendust, mille käigus siis saadi tagasisidet selle kohta, et millised on need loendustunnused, kus peaks veel natukene registrites või ka meie metoodikates parandustöid tegema. Et siin kindlasti kõige parem näide on Eesti ehitise register, kus siis ühe prooviloenduse käigus selgus, et näiteks hoonete ehitusaja kohta ei ole piisavalt informatsiooni, siis see tagasiside anti ka ehitise registrile, kes siis korraldas väga suuremahulise andmete paranduse, et näiteks hoonete ehitusaasta kohta tehti ülelennud ortofotode pealt, siis vaadati või võrreldi siis varasemate ortofotodega ja selle põhjal siis vanematele hoonetele määrati need ehitise ajad ka. Ja mis ma kindlasti tahaksin ka välja tuua, on see, et registripõhine rahvaloendus on muidugi meile kasulik, meie saame kiiremini oma andmeid avaldada, aga teisest küljest on ta ka nagu selline jätkusuutlikkuse mõttes, ta ka parandab registrite kvaliteeti, et näiteks seesama ehitisregister, meie jah, saime oma loendustunnuse nüüd selle peal kokku panna, aga see info on nüüd seal ehitisregistris olemas, ta ei kao sinna kuskile ära, me ei võtnud seda sealt ära, et see on seal olemas ja ka teistele kasutatav ja samamoodi ka rahvastikuregistri puhul, et see, et me teeme neid parandustöid seal näiteks ainult siis loenduse tarbeks, ei tähenda seda, et need oleksid kasulikud ainult loenduse tarbeks, need on ikkagist ka kõikide muude ülesannete täitmiseks kasulikud, kui need registrid on võimalikult täpsed. Eurostati poolt, kuna kõik siis Liina ka enne tõi välja, et kõik Euroopa Liidu riigid teevad üheaegselt rahvaloendust ja meil on ka ette kirjutatud sellised kvaliteedinäitajad ja kvaliteediraportid, mis me peame täitma, et Eurostat ka kontrollib neid, et me ikkagist avaldaksime ainult väga kvaliteetset informatsiooni. Nende andmete Eurostati esitamise või meie siis esitame need märtsikuus järgmisel aastal ja selleks ajaks peavad olema valmis ka igasugused metoodikaraportid nii väljundi kohta kui ka siis registrite kvaliteedi kohta. Registripõhise rahvaloenduse kindlasti kõige suurem pluss on see, et neid andmeid saab avaldada väga kiiresti ja tulevikus ka tihti, et kui varasemalt rahvaloendused toimusid ainult 10 aasta tagant ja hõlmasid endast sellist väga-väga suurt küsitlust ja sellist, need olid ka ilmselgelt väga ajamahukad ja ka rahamahukad, siis registripõhine rahvaloendus ühe korra, kui need metoodikad on paika pandud, registrites tehakse parandustöid, siis tegelikult me tulevikus saame panna registripõhist rahvaloendust kokku väga palju tihemini kui täna ja avaldada neid andmeid ka kiiremini kui täna, et ma arvan, et me siin kõik oleme nõus sellega, et tänane andmete vajadus ja ühiskonna nii-öelda ootus sellele, kui kiiresti peaks andmeid avaldama, on ikkagist väga palju muutunud sellele, mis ta oli aastal 2000 või isegi aastal 2011. Et siis registrinapõhine rahvaloendus siin ikkagist on selles mõttes see lahendus, et neid andmeid oleks võimalik kiiremini ja ka rohkem paindlikumalt avaldada. Nii, aga peale registripõhise loenduse meil ikkagist sellel korral oli ka veel see valikuuring. Valikuuringus Liina ka enne juba rääkis nendest tunnustest, mida seal koguti. Need olid siis eelkõige sellised enesehinnangulised küsimused, mida meil kuskilt registritest võtta ei ole ja seda ka arvatavasti ei saa seal olema, sest enesehinnangulist infot on väga raske kuskile registrisse koguda. Peale nende tunnuste oli tegelikult valikuuringus ka sellised meie enda kvaliteeditöödeks vajalikud tunnused, et näiteks siin rände kohta ja samamoodi enne juba tõin välja, et seda elukoha aadressi siis võrreldi meie paiknemisindeksi metoodikaga. Siis siin olen välja toonud valimi aadressidelt saadud vastused, et neid valimi aadresse oli kokku siis 40 712 ja nendest siis umbes pooled olid sellised, kus siis kõik leibkonna liikmed vastasid veebi teel, poolt, et mindi siis ikkagist küsima intervjuu käigus, oli ka umbes 6000 aadressi, kus me mõne leibkonna liikmega ei saanud ühendust või nad keeldusid vastamast ja selle aadressi sai nii-öelda
sulgeda meie valikuuringu metoodikas siis, kui kõik leibkonna liikmed olid, kes sellel aadressil elavad, olid vastanud, et see 5963 number siin ei tähenda seda, et need aadressidel kõik inimesed oleks jäänud küsitlemata, vaid see tähendab lihtsalt seda, et need aadressid, neid ei saanud nagu lõplikult sulgeda, sellepärast et osad inimesed sealt võib-olla jätsid vastamata. Ja siis oli ka eraldi siis tööülesanne meie siis loenduse küsitlejatel, et nad pidid hindama, kas eluruumid on asustatud või asustamata, et selle tarbeks siis kui ei saadud kontakti selle aadressiga, mindi seda eluruumi nii-öelda vaatlema, et kas see on asustatud või asustamata eluruum. Nii, kuigi valikuuuring oli siis aadressipõhine, siis ikkagi tulemused me ju avaldame isikute põhiselt. Ja siin me oleme välja toonud, et kui palju siis saadi veebi teel kokku vastuseid ja kui isikutest räägime siis siin enam mitte aadressidest, vaid isikutest. Ja kui palju siis saadi vastuseid isikutelt kokku siis intervjuude teel. Et need tabelid, nii see, mis ma praegu näitan, kui ka siis eelmine, on välja toodud ka meie valikuuringu metoodika raportis ja seal raportis on nad toodud välja siis kohaliku omavalitsuse tasemel, et saate sealt lähemalt infot vaadata, et kuidas siis vastamise määrad olid erinevates kohalikes omavalitsustes. Nii, ja siis tahtsime veel ka rääkida sellest, et kuidas need andmeid kaaluti, aga siin ma annaksin sõna Kristjale, kes oskab seda teemat väga palju paremini kommenteerida kui mina. Jah, võtan siit üle, räägin natuke kaalumise osast, et kuna seda ise tegin, siis on mul seda kõige lihtsam selgitada. Et tegelikult selle valikuuringu teekond algas meil palju varem ja juba valimidisaini loomise hetkel, kui me tegime koostööd Tartu Ülikooli siis valikuuringute eksperdi Ingrid Raadiga, me lisaks valimidisainile mõtlesime juba sellele, et kuidas nende tulemustega tegutseda. Ja jõudsime eelmise loenduse andmeid nii-öelda testiks kasutades järeldusele, et kõige mõistlikum on saadud tulemused jagada kahte ossa, et kuna veebis said vastata ka kõik vabatahtlikud, siis see enam ei ole nii-öelda juhuslik valim. Siis on meil kaalumiseks jagatud kõik vastajad kahte ossa, ühe moodustavad nii-öelda veebis vastanud ja teised siis küsitlejale vastanud, kas siis otse või telefoniintervjuus vastanud inimesed. Ja üldkogum on ka vastavalt jagatud. Miks seda vaja teha on, siis üks põhjus on see, et veebis vastajad erinevad tegelikult katis või kapis vastanutest, et kui seda eelnevalt on ka analüüsitud ja tegelikult ka praegused tulemused on täpselt seesama, et kui lühidalt kokku võtta, siis veebis ikkagi vastavad nooremad, tervemad, põhiküsimustest veel valdavad rohkem võõrkeeli ja usuküsimustele vastavad siis selles mõttes vähem, et omab mõnda usku, et see on oluliselt väiksema tõenäosusega kui ülejäänutel. Ja mõlemad osad siis said kaalutud erinevalt, et selle veebi vastajate osakaalu või inimeste disainikaal on ligikaudu 1, ehk siis ta esindab iseennast ja tegelikult ta esindab natukene rohkemat, sellepärast et KAVI üldkogumisse oli võetud ka need leibkonna liikmed, kus keegi oli vastanud veebis, aga leibkonna liige näiteks ei olnud, siis tegelikult on ta KAVI üldkogumis, nii et siis lõplik kaal on tegelikult võib-olla natuke suurem kui 1. Ja teise osa puhul, kus on tegemist puhtalt juhuvalikuga, kehtivad kõik statistika eelnevad metoodikad. Selle osa puhul, et disainikaal on keskmiselt 40, et see on nagu disainikaal on siis kaalumise algsamm, millest tulema hakatakse ja kuna vastajad ei ole kõigis gruppides vastanud ühtlaselt selles mõttes, et mõned grupid on kindlasti alaesindatud, siis need disainikaale kalibreeritakse vastavalt siis registripõhises loenduses teadaolevatele summadele, et ka kõigis teistes isikuuuringutes me teeme sarnaselt, et kasutame põhijaotusena elukohta, sugu ja vanust ja loenduse tulemustel sai veel eraldi kasutatud juurde
haridust, rahvust, linnalisust ja seisund leibkonnas, seisund perekonnas jaotusi, mis oli eelnevalt teada. Et selle kõige tulemusena kõigil küsitluse andmete isikutel on juures kaal, mida siis tegelikult väljundis kasutatakse, summeeritakse kaalud ja saadaksegi vastavad inimeste hinnangud küsitud siis küsimustele. Et valikuuringu puhul ongi eesmärk ju anda nende vastuste puhul hinnang üldkogumine ehk siis kõigile Eesti elanikele, et seda see kaalumise protseduur meil siis tagab. Ja üksikandmetel on need kõik juures, et selles mõttes, et kui teil on need kasutada andmed, siis on teil ka kaalutunnus nendes andmetes juures. Saab arvutada välja ka kõik iga tunnuse kohta, kellel on need algandmed olemas veahinnangud, et me selles mõttes oleme seda teinud, me avaldanud, seda ei ole veel, et niimoodi võib öelda, et standardvead on kõik alla 3%, kui me osakaalule neid arvutame, et suhteline standardviga võib olenevalt näitajast olla veidi suurem, see isegi 5 või 10% vahel, seda sellisel juhul, kui see osakaal, millele teda arvutatakse, on väga väike. Et selles mõttes kõik need arvutused on võimalik algandmete kasutajatel ise teha ja meil on plaanis ka osadele tunnustele need arvutada ja avaldada. Et siit minu poolt lühidalt kõik. Ma kommenteerin korraks, et need veamäärad on ka juba metoodika raportis on need tabelid välja toodud. Metoodika raport on ka juba avaldatud. Nii, aga meie poolt ongi ettekandega kõik. Nüüd ootame küsimusi, mis teil loodetavasti vahepeal on tekkinud. Ja küsige või kirjutage chatti, et hea meelega kuulame. Siin on esimene küsimus. Nii, Anne Herm soovib siis sõna. Ja tere hommikust. Minul on selline küsimus, et seal oli ilmselt erinevates tunnustes, kus oli vaja eelmise loenduse andmeid võtta, et ei olnud ei leitud neid andmeid, et mis need kõige suuremad protsendid ehk on ja millised tunnused, kus seda vaja oli? Mingi üldine, ega ma väga täpselt ei taha, aga lihtsalt nii üldiselt, et oskate öelda, et millised tunnused siis peale haridus ilmselt oli üks, aga kui suur see suurusjärk siis oli, kus oli vaja otsida siis mujalt? Okay. Ma igaks juhuks ei vasta sellele väga täpselt, sest ma niimoodi peast ei oska öelda, aga nagu te ka ise välja juba tõite, et tõesti me kasutasime eelmise loenduse andmeid, aga enamus tunnuste puhul need olidki see kõige viimane kui me kuskilt mujalt registritest värskemat infot ei saanud, siis seda kasutati. Näiteks ma tõin siin näiteks selle sünnitatud laste arvu, et see oli ka nagu viimane, siis kui me kuskilt mujalt ei saanud. Seda ma olen analüüsinud, et seda ma tean, et seal see, kus tuli kasutada siis eelmise loenduse andmed olid enamasti siis vanemaealised naised ja see protsent oli seal ikkagi pigem väga väike, aga ma igaks juhuks ei anna mingid numbrid, et ma ei ole seda nii täpselt jõudnud analüüsida, aga seda, et milline see allikate jaotus oli, et seda me kindlasti plaanime analüüsida, et sellest kuigi rahvaloendus selleks korraks on läbi, siis meie rahvastikustatistika ikkagi eriti isikutest, kui me räägime, on suhteliselt sarnane loenduse tunnustele, et siis järgmine aasta tuleb rahvastikuandmed ka ikkagi uuesti jälle avaldada, et siis järgnevad kuud, kui nüüd rahvaloenduse avaldamised on tehtud, et siis me vaatame neid metoodikad täpsemalt üle, vaatame, mis me sealt õppisime, kuulame ka seda, mis meile on tagasisidet antud ja tegeleme selle metoodikate hindamisega ja kindlasti see on osa, mis oli näiteks prooviloenduse raportites ja me kindlasti lisame ta ka praegu siis selle loenduse raporti just selle, et kuidas see allikate kasutamise osakaal oli. Aga jah, ma praegu igaks juhuks jätan vastamata, et seda siin lindistatakse ka igaks juhuks, äkki ma ütlen midagi valesti. Okay, aitäh! Nii, ma näen, et vahepeal on tulnud chatti küsimus, et mis on meie hinnang, kuidas järk-järguline avaldamine levikule ja kommunikatsioonile mõjus. Ma vist võin ise vastata sellele küsimusele, et lühike vastus on, et väga hästi.
et me oleme tõesti nüüd alates juunist avaldanud andmeid ja nagu Terje mainis, üks avaldamine on veel jäänud. Me oleme läinud kursiga, et alguses me avaldasime siis 6 stiilis ühe teema, nüüd on läinud see tihedamaks, nii et nüüd me põhimõtteliselt iga nädal oleme lausa avaldanud mõne teema andmed ja meedia poolt on vastukaja positiivne. Meil on kajastuste hulk väga-väga suur, et siin keskmiselt, tegelikult keskmist on isegi raske öelda, aga iga see pressiteade, mis me oleme välja saatnud, on saanud seal vähemalt 30-60 midagi sellist meediakajastust ja näiteks üks hea näide ka veel, et kui meil on muidu Statistikaametis kõige populaarsem teema kindlasti tarbijahinnaindeks, mis saab alati väga-väga palju kajastust meedias, siis näiteks elamistingimused nüüd läks sellest kiirelt ette. Et meedia on väga hästi vastu võtnud, meil ei ole kunagi olnud nii palju päringuid kui praegu. Et teema vastu huvi tuntakse, huvi on olemas, et vähemalt mis puudutab nüüd meediat. Aga meedia pole kõik, aga ikkagi, et nad ju aitavad seda kõike avalikkuseni tuua. Et minu hinnang on küll, et see on ennast õigustanud ja me ei saa nagu öelda, et see on veel läbi, et see jätkub kindlasti. Ja ma tahaksin täiendada, et siin just eelmine nädal vist Sirbis ka, ma nüüd ei mäleta, kes see inimene oli, aga kirjutas üsna kriitiliselt just nimelt, et Statistikaamet väga kenasti avaldab andmeid ja ka natuke tõlgendab, aga et nüüd oleks see ootus, et poliitikutele ja teistele osapooltele, et neid andmeid kindlasti kasutada ja omalt poolt nagu öelda, et mida nad siis tegelikult räägivad, et siit ka teile üleskutse neid andmeid tõesti kasutada niivõrd, kui on võimalik ja sest meie omalt poolt oleme seda teinud, et kui me neid andmeid ka kogusime, eelkõige just valikuuringu kampaania ajal meilt esimene küsimus absoluutselt igal intervjuul, päringul oli see, et miks te neid andmeid kogute, mis te nendega teete, mis minu elus paremaks muutub. Ja me kogu aeg ütlesime, et need andmed on, et Eesti on andmepõhine riik, meie poliitikakujundajad vajavad andmeid ja teadlased vajavad andmeid selleks, et oleks võimalik siis paremini poliitikaid kujundada, et jällegi iga inimese elu läheb sellest paremaks. Nii et nüüd me väga ootaks, et see vastaks tõele, et kõik siis osapooled, kes saavad kuidagi moodi sinna panustada, tõesti omalt poolt neid andmeid kasutavad. Ja. Nii, siin oli veel käsi püsti, Mark. Just. Ja, tere hommikust minu poolt. Et ma tahtsin küsida selle kohta, et see paiknemisindeks, et see siis arutati kõikidele elanikele ühesõnaga, et ei olnud mingit vanus või mingit muud piirangut, et terve elanikkond. Kõikidele. Ja siis Terje siin mainis, et see nii-öelda valikuuringu ütluspõhine elukoht ja siis see paiknemisindeks kattusid 90–92% ulatuses. Kui ma nüüd sain õigesti aru. Ma vaatan, et siin on ka üks tabel selle kohta statistika andmebaasis. Siin on öeldud siis 87,1% on kattuvus, seda siis omavalitsuste tasemel. Ehk siis nii-öelda aadressi tasemel see nii-öelda kattuvus on väiksem. Seda infot siin tabelis ei ole, aga kui palju väiksem see kattuvus siis aadressi tasemel võiks olla? Kristi, kas sa tahad ise vastata? Ühesõnaga, ma võin vastata selle protsendi osas, et see väga oleneb kohalikust omavalitsusest ka, et see ei ole nagu selles mõttes ühtlane üle Eesti, et siin samas need, mis sai enne ka välja toodud, et näiteks Hiiumaa ja Saaremaa on head näited, kus võib-olla see paiknemisindeksi kokkulangemus ei ole nii suur, et inimesed ikkagi, see on ütluspõhine aadress, aga selles mõttes me ju ei läinud kontrollima, et ta tegelikult ka elab sellel aadressil, et ütluspõhine aadress ikkagi jääb ütluspõhiseks aadressideks, nad võivad ka öelda meile selle aadressi näiteks, kuhu nad on sisse kirjutatud. Ja see kohalike omavalitsuste kaupa siis väga erineb, et mis see kokkulangemus seal oli. Aga meie vaatame tõesti ainult kohalike omavalitsuste tasemel seda, sest et see on see, mille pealt meie oma andmeid avaldame, et me väga harva läheme nagu täpsemaks, kui see kohalik omavalitsus oma andmete avaldamised meie jaoks on see piisav, et me lihtsalt saame selle kohaliku omavalitsuse õigemaks, kui ta oli ainult sissekirjutuse alusel. Aadressi pealt ma ei oska neid protsenti öelda, ma ei tea, Kristi, kas sa oskad seda kommenteerida? Peast ei tea.
Aga kas aadress on ju selles mõttes oluline, et aadressi pealt tehakse neid leibkonna ja perekonna tunnuseid, et selles mõttes on see aadressi täpsus ikkagi tähtis? jah, seda see tõesti, et selle partnerluse paiknemisindeks on ta nimi, et see töötab siis niimoodi, et kõigepealt pannakse kokku leibkonnad ja perekonnad, kes siis koos elavad ja siis neile ühiselt otsitakse siis see kõige tõenäolisem aadress, kus nad elavad. Siin on kirjalik küsimus. Kirjalik küsimus, kas me peame ette lugema, et pärast oleks aru saada salvestusest, Hanna-Liisa? Jaa, ma arvan, et igaks juhuks loeme. Ma siis loen. Et esimene küsimus on siis Margel. Et palun kirjeldage, kas iga vastanu pidi kirjeldama leibkonna, aga täiskasvanud liikmete kohta enam infot ei andnud. Kas oli vaid partneri kohta küsimus või ka täisealiste laste kohta leibkonnas anti infoga ütluspõhiselt või nende kohta ei küsitud? Sel juhul jäid ju leibkonnast välja, kui nad ei vastanud. Kas info valimisse kuulunud täiskasvanu kohta, kes ise ei vastanud, tuli registritest? No jah, ma võin vasta küll, et see küsitluse, selles mõttes, et leibkondade info pandi kokku registrite pealt, see, mis me siin varasemalt ka kirjeldasime, et partnerlus ja paiknemisindeks, et see, mis küsitlusele vastati, seda me kasutame siis selle sama paiknemise partnerlusindeksi metoodika kvaliteedi määramiseks. Aga jah, see, et kuidas need leibkonnad siis meie statistikasse kirja läksid, oli võetud ikkagi registritest, mitte sellest küsimustikust. Täisealiste laste kohta ei anti ainult alaealiste laste kohta, said vanemad vastata. Mis siin veel oli? Kas see tuli registrit? Võib-olla ma kohe küsin täpsustuseks vahele, et siis on nagu parem, et ma pidasin just valimi puhul silmas, et kuna need 41 000 aadressi, kuhu siis läks ja nendest ju väga paljud vastasid, et nende puhul, et seal oli ju see piirang, et need inimesed, kes vastasid, et nad ei vastanud täiskasvanud leibkonna liikmete kohta. Ja see joonis, mis te näitasite, seal oli küsimus ainult partneri olemasolu kohta. Et ma tahtsin nagu aru saada, et need andmed, mis meil tulevad ütluspõhiselt, mitte registripõhiselt, et kuidas sealt see leibkond ikkagi on ja leibkonna info. Kas mu küsimus on aru saada? Küsimus aru saada, ma vaatan teid Kristile siin otsa. Selles mõttes, et selle küsitluse pealt me ongi nagu Terje ka seletas, me ei pane eraldi erinevalt leibkondi kokku. Leibkonnad ja perekonnad on pandud kokku registripõhise info põhjal. Et küsitluse info, mis käis partnerite ja muude kohta saab kasutada kvaliteedi jaoks, mis oli küsitluse põhieesmärk, oligi seesama tervise, usu ja võõrkeelte ja keelte küsimused, mis hinnangud on vaja. See oli see põhiline avaldamiseks ja need teised küsimused olid nii-öelda meie metoodikate kvaliteedi hindamiseks. Kvaliteedi või ka andmetöötluseks oli seal üks, mida me kommenteerinud, aga näiteks üks nendest oligi andmetöötluse näitaja, mis puudutas seda, et inimeselt küsiti, et mitu inimest sellel aadressil elab. Eks, et meil on aadressipõhine leibkond ja mitu inimest seal elab. Kui sa ütlesid 6, siis see tähendas, et hakati 6 inimest sealt otsima. See oli meie mõte ja me palusime inimesel panna ka kirja kõikide täisealiste inimeste e-mailid, kes seal elavad, et juhuslikult, et meil andmetöötluses me seda ka kontrollisime, et kui meil ei ole selle inimese e-maili, kes seal elab, siis me saadame sellele e-mailile, mis me sellelt aadressilt saime, et ta kuulub ka sinna valimisse, palun vasta. Ehk siis, et see võib-olla on, meil on see küsimustik ühesõnaga seal valikuuringu raporti lisas, et see võib tekitada küsimusi, et me iseenesest jah, sealt nagu seda leibkonda kokku ei pannud, vaid see oli andmetöötluseks. Aitäh. Hanna-Liisa, kuidas on lihtsam, kas ma küsin need küsimused tegelikult suuliselt? Ja võime nii ka teha. Ja siis te viitasite seda, et elukoha puhul täpsus oli 90–92%, et kas see oli nüüd rahvaloendust ette valmistades selle põhjal või te olete nüüd analüüsinud seda valimit ja võrreldanud siis nende infot registri andmetega?
Jah, ühesõnaga, et see, mis Mark siin juba parandas, et see ei olnud 90, vaid 87 oli vist see keskmine on ju, et seal me jah võrdlesime seda paiknemisindeksit, mille pealt siis meie andmeid avaldasime või mille järgi meie andmeid avaldasime ja vaatasime seda aadressi, mis inimesed küsitluses on öeldud, et see on tehtud juba ikkagist sellel aastal avaldatud andmete pealt paiknemisindeksit versus siis seda, mis inimesed küsitluses ütlesid, et see ei ole prooviloenduse andmed, vaid need on nüüd juba praeguse loenduse andmed. Ja kas te olete sama teinud ka selle leibkonna koosseisu pealt siis? Jah, ühesõnaga, et see oli ka samamoodi Margi küsimus, et ei seda leibkondade võrdlust me veel ei ole jõudnud teha, et seda kvaliteeti, et kuidas need leibkonnad võrreldes sellega, mis inimesed ise ütleksid, et kuidas nad meie nagu paiknemisindeksis kokku läksid, seda me ei ole jõudnud veel teha, seda me teeme järgmise aasta alguses, aga seda me oleme küll jõudnud teha, et me oleme võrrelnud seda, kuna meil Statistikaametis on väga suur eelis see, et rahvaloendus pole ainuke uuring, mis me teeme, vaid siin majas on väga palju teisi isikuuuringuid, et siis meil on võimalik nende teiste isikuuuringute tulemuste pealt enda metoodikaid kalibreerida ja seda võrdlust me oleme küll teinud, et need leibkonnad, mis me nüüd selle uue metoodika pealt saame, on väga palju sarnasemad sellele, mis me saame isikuuuringute pealt kui sellele, et kui me kasutaksime näiteks ainult rahvastikuregistri aadressi, et millised leibkonnad me siis saaksime, on väga palju erinev sellest, mis me täna saame ja see, mis me täna saame, on sarnane sellele, mis me saame ka teiste isikute uuringute pealt. Aitäh ja siis viimane küsimus, et kuna seal on info eluruumi puhul, et kas see leibkond on selle omanik või ta üürib seda, et kas seda kvaliteedihinnangut on ka plaanis teha või kuidas sellega on? Jah, siin selle leibkonna üürimise ja omaniku pealt see info on võetud ehitise registrist. Siin saab teha seda kvaliteedi siis hinnangut, et kui paljudele me saime selle, kui paljudele seda infot tuli siis võtta nii-öelda kuskilt lisaallikatest. Aga jah, näiteks selle info puhul meil siin ei ole väga palju teisi allikaid, millega seda võrrelda, aga selle kvaliteedi selle me oleme tegelikult juba ka ära teinud, et me teame, et me saame seal piisaval hulgal inimesele ikkagi mingi info sealt saab. Aga jah, siin just seesama üürimine ja omanik, et selle puhul, kuna tuleb ehitise registrisse info ja seda infot ei ole väga paljudes teistes andmeallikates, siis meil pole seda võrdlusmomenti väga palju võtta. Et selles mõttes jah, et see jääb ikka see info, mis tuleb. Et kuna seda ütluspõhiselt ei kogutud sellelt valimilt. Selge, aga suur tänu ja jaksu teile. Aitäh. Kas vahepeal on veel tekkinud küsimusi? Ma küsiks ka veel selle elukoha kohta, et valikuuring oli aadressipõhine, ehk siis suurema tõenäosusega leidsid üles inimesed, kes siis ka oma rahvastikuregistri järgsel aadressil elasid. Samas ka, eks ole, see nii-öelda rahvaloenduse elukoht on enamikel inimestel on rahvastikuregistri põhine, sest see on siis õige nende puhul. Ehk siis, mis ma tahan siis nagu öelda, et kas on siis minu tunnetus on õige, et see nii-öelda see võrdlus valikuuringu põhise ütluse ning siis selle paiknemisindeksi ehk siis rahvaloenduse siis selle tegeliku elukoha vahel on nii-öelda kallutatud sinna poole, et see näitab seda olukorda paremana, ehk siis suurem kattuvus selle ütluspõhise ja paiknemisindeksi põhise, mille aluseks on siis rahvastikuregistri elukoht. See valim oli ju tehtud ikkagi aadressi pealt, et me vaatasime aadresse, mitte neid, kes seal sees elavad, et küsitlema jah, mindi neid inimesi, kes seal hoones elavad, aga valim pandi kokku ikkagist ju aadresside pealt, et selles mõttes, et seal, kes sinna on sisse kirjutatud ja kes sinna ei ole sisse kirjutatud, sellel hetkel ei mänginud rolli, et see sissekirjutus või võib-olla ma ei saanud su küsimusest praegu õigesti aru, aga et sissekirjutus ju seal valimi puhul ei mängi rolli, et me vaatasime ikkagi ainult nagu aadresse. Seda küll, aga ühesõnaga, ja ma ei ole seda enda jaoks ka läbi mõelnud, aga lihtsalt, et see, kui te saite inimese kätte sealt aadressit, et see kuidagi ju ka äkki kuidagi mängib rolli, aga ma ei ole seda enda jaoks tegelikult välja mõelnud. Aga mis ma tahtsin küsida ka selle kohta,
seesama selle ütluspõhisuse ja selle indeksi kokkulangevus, et kas seda ei oleks ka võimalik siis siia andmebaasi panna vanusepõhiselt või on see liialt palju, ühesõnaga, et me teame, et see nii-öelda rahvastikuregistri täpsus, eks ole, on tuntavalt siis sõltuvuses vanusest ja ma eeldan, et nende indeksitega on nii, et keerulisem on seda täpsust paika panna siis nende noorematel täiskasvanutel ühesõnaga. Ja seda me tegelikult, võib-olla andmebaasi tabelis seda vanuseid ei ole, me võime need suuremad vanusegrupid sinna juurde panna, aga see blogilugu, mis läks koos selle andmetega välja, seal me küll analüüsisime vanusegruppe ka ja seal ei olnud väga suuri üllatusi, et seal pidas paika see, et nooremate puhul on see kattuvus väiksem ja siis vanemate inimeste puhul on ta suurem, et me seal blogiloos me tõime selle välja, aga kui tundub vajalik info, siis me võime selle ka sinna andmebaasi tabelitesse juurde panna. No me oleme lihtsalt algselt üleüldse kokku leppinud, et kui me selle võrdluse teeme, siis me teemegi selle ainult KOV-i tasemel, et me kaugemale ei lähe sellega. Aga kui jah, et siis mingi lisavajaduse saame täiendada. Ma saan aru, et see nii-öelda elukoha mõttes on see KOV-i-põhisus täiesti piisav, aga et saada nagu aru, et kuidas see aadressipõhisus on, pidades silmas need leibkonna perekonnatunnused, mis sellest aadressipõhisusel põhinevad. Ja võib-olla siis üks küsimus veel, et võib-olla ma siis jätsin selle kahe kõrva vahele nii-öelda või mitte kahe kõrva vahele ühesõnaga. Et kui suur protsent siis sellest elanikkonnast siis said oma elukoha selle nii-öelda paiknemisindeksi alusel ühesõnaga, et nende rahvastikuregistri aadressid muudeti, et kas see info on ka siis olemas? Seda infot selle metoodika autor Helle tegi ettekande augusti lõpus ühel konverentsil, kus ta sellest rääkis ja rahvastikuregistri aadressi nagu sa ka välja tõid, enamus inimeste puhul ikkagist jääb õigeks ja kui ma õigesti mäletan, siis see protsent oli seal 75% jääb rahvastikuregistri aadress ja ülejäänutel siis paiknemisindeksis muudab aadressi vastavalt teistele allikatele, mis meile on kättesaadav. Et see Helle ettekanne sellel, mul kahjuks ei tule praegu selle konverentsi nimi meelde, on olemas ka YouTube'is ja kättesaadav, et võin selle lingi ka saata siin suuremale ringile, et saate selle, keda just see konkreetne metoodika huvitab, et sealt saab detailsemat infot selle metoodika kohta. Nii, siis ma Anneli, sa ütle uuesti. Et Annel on käsi püsti, näen. Ja mul üks küsimus vahel tekkis jälle, et kas ma sain õieti aru, et registrid said, nad said niikuinii midagi kasu sellest tegevusest, et kas see tähendas ka seda, et mingeid tunnuseid täpsustati nende andmebaasides või lisati midagi sellist näiteks inimesel, kellel ei olnud haridust ütlusepõhiselt rahvastikuregistri andmebaasis, et kas siis kuidagimoodi sai sinna see sisse viia või mismoodi nad seda kasu said, lihtsalt oma kvaliteedi kohta või natukene võib-olla äkki mõni sõna sellest nende poolsest kasust? Teised võivad täiendada, ma alustan siis sellest, et seaduse alusel juba meil ei ole õigust anda tagasi andmeid registritele. Et selles mõttes, et meie kasutame seda ikkagi statistika tegemiseks ja meie kellegi elukohta sinna registrisse parandama ei lähe või ka haridustaset. Et soovitan küll rahvastikuregistrisse kindlasti sisse logida, et võib olla üllatusi seal hariduse osas, et minge vaadake, et oleks õige haridus, aga selles mõttes, et muidu jah, meie ei anna tagasi, aga mida me teeme kindlasti registritega põhimõtteliselt ikkagi igapäevaselt suhtleme, et meil tuleb väga palju andmeid sisse. See, mis puudutab rahvaloendust, siis me ka suhtlesime nendega pidevalt
ja selles mõttes, et meil on plaanis nendega kohtuda nüüd ka, kui me kokkuvõtted teeme, et rääkida nendest muredest, mis meil on tekkinud ja anda tagasisidet ka siis, et milliste tunnuste juures me nende andmeid kasutasime, mis kasu me nendest saime selles mõttes ja mis on ka nende tunnuste nii-öelda kvaliteet meie jaoks. Et et näidata ka nendele, et nende tegevus on väga vajalik, see on väga oluline ja et me tõesti kasutasime seda ja et kindlasti nende tegevustega ikkagi jätkata. Ja jah, et nende parendustöödega nii-öelda jätkata, et registrite andmete juures on ju see, et need kindlasti kogu aeg ju see vajadus, et mida sinna koguda võib uueneda ja selles mõttes on nende jaoks ka vajalik, et tõesti neid andmeid kasutatakse, et meil on see hea teadmine jah, et mis seal võivad olla mured. Et jah, seda me nüüd uue aasta alguses planeerime, et nendega kohtumised teha ja rääkida, aga jah, ise me andmeid parandama ei lähe. Nii, siin tuli küsimus. Terje, kas sa kommenteerid mida see? Ma siin küsite seda metoodika dokumenti, ma läksin metoodika dokumenti otsima. Nii, seni kuni Terje otsib metoodika dokumenti, kas kellelgi on tekkinud veel mõni küsimus? No kui kellelgi ei ole, siis ma võin jätkata. Et ma vaatan siin nendest andmetabelites, andmebaasis on siin olemas info seadusliku perekonnaseisu kohta, aga sellist tabeleid tegeliku perekonnaseisu kohta ei ole. Et kas ühesõnaga see nii-öelda mitte registreeritud kooselu, et kas selle kohta on siis ka plaanis kuidagi eraldi vaadata, et me teame, et see on väga levinud, eriti seal nooremas vanusrühmas ja ses mõttes on see siis demograafiakeskuse vaatevinklist väga tähtis tunnus ja selle täpsuse hinnang on väga tähtis, et mainisid siin enne, et 2023 alguses tuleb mingisugune lisainfo selle ütluspõhise ja registrite põhise siis võrdluse kohta, et siis seal on ka võimalus näha seda, et kui täpne ta on siis nende mitte registreeritud kooselude leidmisel. Seda küsimust me oleme teie instituudilt juba ühe korraga kuulnud, et jah, seda tegeliku elukoht või tegeliku perekonnaseisu registrite pealt ei saa kokku panna, et seda saab panna ainult seadusliku kooselu, küll aga leibkondade statistikas kajastub ka siis need mitte siis abielus kooselud on ju, et need leibkondade statistikas kajastuvad, aga selliseid tabeleid, kus on siis välja toodud seaduslik registreeritud kooselu ja tegelik kooselu, et sellist ei tule, sest et registrite pealt ei saa seda tegelikku kokku panna, saab panna ainult seadusliku ja dokumendi alusel, aga leibkondade statistikas see kõik kajastub ja tegelikult ma arvan, siin on ka väga oluline see töö, mis me saame teha nüüd tänu selle küsimustikule, et partnerlusindeksi, et selle kvaliteeti siis nende küsimuse andmete vastu võrrelda ja sealt võib-olla siis tuleb ka veel välja seda, et kui täpselt see hinnang oli nendele leibkondadele. Aga ühesõnaga neid mitte registreeritud kooselusid, need saab siis hetkel leibkondade statistikas on see olemas, aga eraldi sellist tunnust ei ole. Nii, kas keegi soovib veel küsida, mõtteid vahetada? Nii, ma lisasin siia chati neid metoodika linke, aga ma arvan, et äkki Anna-Liisa, me saame ka tänastele osalejatele saata need meili peale, et need metoodika lingid, neid ei ole ka väga raske leida, need kõik Statistikaameti kodulehel olemas, aga et need oleks võib-olla ühest kohast võtta. Nii, olgu, panen uue metoodika dokumendi veel. Nii, panin veel ühe metoodika dokumendi, mis vastab siis sellele viimasele küsimusele. Nii.
kas veel on mõni küsimus või hakkame vaikselt oma infotundi kokku tõmbama, et hetkel veel nii, Anne ja palun. Minult viimane. Küsimus sellest, et kuidas siis nüüd on sellega, kui tahaks saada näiteks ühendatud eelmise loendusi ja selle loenduse individuaalandmeid, et see võimalus on olemas teadlasele? See võimalus on olemas teadlaste andmebaasis, on olemas nii eelmised andmed kui ka siis nüüd selle loenduse andmed, et kui teil on oma teadustöö raames ligipääs mõlematele andmetele, siis saate neid ühendada siis indiviidi tasemel, aga erinevad tellimustööd saab ka meilt tellida, aga need on siis tavaliselt kohaliku omavalitsuse tasemel, et tellimustöid tehes me ikkagi peame ka jälgima konfidentsiaalsuse reegleid, et päris indiviidi tasemel me neid andmeid välja ei saa anda tellimustöö raames, küll aga teadlaste keskkonnas on nad indiviidi tasemel olemas. Nii et kui seda tahaks saada, siis peaks ikka teilt tellima nagu põhimõtteliselt selle töö, et te ühendate ära 2011 ja 2021. Kui te tahate tervet seda andmebaasi, siis teadlaste andmebaasi saate seda ise teha, kui teil on ligipääs mõlematele nii 2011 kui ka 2021 aasta loenduse andmetele teadlaste keskkonnas, siis saate seda ise teha. Meilt saab ka tellimustööd teha, aga me ei saa tellimustöö raames välja anda indiviidide andmeid, et tellimustöö raames me saame anda ainult mingid agregeeritud andmed välja. Et siin pigem mulle tundub selles küsimuses, et siin on teadlaste keskkonnas võib-olla lihtsam toimetada. Selge, aitäh. Üks asi, millest on veel varasemalt meil juttu olnud, on see küsimus sellest, et laste arv pannakse paika erinevate andmeallikate pealt ja kui siis need andmeallikad omavahel lahknevad, et võetakse see nii-öelda kõige kõrgem laste arv, et kuidas see siis mõjutab, et kas siinkohal on ka mingisuguseid analüüse tehtud selle vahepealse aja jooksul, et mis see seis on? Ja, me tõesti oleme sellest varem ka rääkinud, neid analüüse olen teinud, korraks siin ka juba sain mainitud, et eelkõige siis on need vanemaealised, kellele me võtame infot ka siis näiteks eelmise loenduse andmetest, et enamus inimestele tuleb ikkagi info rahvastikuregistrist ja nende isikuseoste pealt. Et ma võin siin näidata, kui veel aega on seda ühte graafikut. See graafik näeb siis selline välja, et siin see sinine joon näitab siis rahvastikuregistrist ja siis registritest võetud infot siis laps-vanem seoste kohta. Roheline joon siin all näitab siis eelmisest loendusest võetud laste arvu ja sellele on siis liidetud sünniregistris, kui on vahepealne lapsi lisandunud. Aga kui me vaatame siin all on siis vanuseline jaotuvus, et see vanuseline jaotuvus näitabki seda, et enamasti, kus oli tarvis kasutada viimase loenduse andmeid, oligi seal üle 60-aastaste puhul, et siin umbes 55-aastaste naiste puhul siis see osakaal tõusis, et siin kuni 50-ni põhimõtteliselt kõikidele ikkagist tuli see laste arv otse registritest või siis isikute seostest rahvastikuregistris. Nii, kas on veel küsimusi kellelgi? Et kui ei ole, siis ja kui teil tekib vahepeal, et loomulikult kirjutage või helistage meile, et kõige lihtsam vast teha seda stat.ee meili aadressil, et siis me hea meelega vastame ja vaatame veel teie küsimusi, mõtteid üle. Aga kui praegu ei ole rohkem küsimusi, siis tõmbaksime selle infotunni siin täna kokku. Nagu eelnevalt juba mainitud, siis viimane avaldamine meil on 15. detsembril ja külastage siis ikka Rahvaloenduse ja Statistikaameti kodulehekülge, kus te saate neid andmeid ka ise väga kenasti kätte.
ja meie omalt poolt väga täname, et nii paljud said täna osaleda ja loodetavasti oli ka kasulik see teile. aitäh. Ja nägemist.